Jõhker tapmine Kauhajoki kutsekoolis on toonud Soome kodudesse leina. 22-aastane Matti Saari tappis kutsekooli eksamiklassis 10 inimest ja lõpuks ka enda. Matti pani enne enda tulistamist ka klassiruumi põlema, seepärast olid surnukehad osaliselt söestunud. Paljudel ohvritel on mitu haava peas ja erinevates kehapiirkondades. Seega oli Matti Saari eesmärgiks ühe inimese pihta nii palju tulistada kui võimalik. Ta tahtis olla kindel, et ohvrid surevad. Arvatakse, et mees tahtis tappa just kindlaid inimesi, ilmselt oma vaenlasi. Leitakse, et kõik algab koolivägivallast ja tühisest koolikiusust. Ka Eestis on koolivägivallaga probleeme. Pea igas klassis on mõni laps, kes teistest erineb ja peab taluma klassikaaslaste mõnitamist. Pole harvad ka juhtumid, kus mööduvast koolipäevast jääb põlualusele meelde vaid hirm ja klassikaaslastelt saadud keretäis. Inimene tahab tunnustust ja tähelepanu ja üks variant on siis selline, et kui ta normaalsetes ühiskonnas kehtivate reeglite järgi seda ei saa, siis ta otsib seda pseudoteed pidi. See on üks asi. Teine asi on, et väikse lapsena kasvades ja teda kujundades on olemas siis teatud instinktid ja eelsoodumused, mida siis toetades kujuneb üks tüüp välja või maha surudes ja teisi toetades tuleb teistmoodi välja. Eestis pole veel tulistamiseks läinud ja inimohvrid on siiani olemata. Paraku ei tähenda see seda, et ohvreid üldse poleks. Kui mina kunagi siin samas koolis käisin, siis ka minu klassis olid 2 loomapiinajat. Spordilaagris nad puhusid konnasid lõhki ja kodus Tallinnas nad viskasid Õismäel majakatustelt kassi alla. Tol ajal peeti seda kasvuraskuseks ja lihtsalt poisikeste tembuks. Kas see suhtumine on ka tänapäeval muutunud? Kui mitmest juhusest siis Loomakaitse Selts teab, kus lapsed on segatud loomade piinamisse sel aastal? Meil on laekunud siis 2 kaebust, et kus siis on kass põlema pandud ja siis on 2 juhul varesel jalad alt ära lõigatud. Kaadreid piinleva kassipoja põletushaavadest me teile ei näita. Koolilaste põletatud kiisu toodi veterinaari juurde Harjumaalt Ääsmäelt. Kass oli väikse pappkastiga kaasas, kassipoeg, mis oli siis konkreetselt ära kärsatatud. Tal oli igal pool keha peal selliseid põlendkoldeid, mis siis karvakoldeid, mis siis haisesid mõnusalt kärsaisu järgi. Ja silmad ja nägu, see oli lausa niimoodi väga jube. Et silm nagu oli eriti nagu viga saanud. Kahjuks me ei saanud kassi muud moodi aigata, kui lihtsalt pidime selle kassipoja magama panema, mis oli siis väga kurb. No see on ju ääretult häbematu, et ma olen täiesti kindel, et mõni väikene kiisupoeg ei suuda mõnele inimesele nii palju halba teha, et ta peaks teda ründama või teda nüüd piinama või ära tapma. See on minu jaoks, minu maailmapilti selline asi ei mahu. See on sellel aastal juba teine juhtum, kui Loomakaitse Seltsile anti teada põlema pandud kassist. Eelmine lugu juhtus kevadel Lasinurme külas, kus lapsed algselt kassi uputasid ja seejärel põlema panid. Kogu tegevus jäädvustati mobiilidega. Tehtud fotodega uhkustati veel nädalapäevad hiljemgi ja poisikesed tundsid end kohalike kangelastena. Milline on aga kõige võikaim kassidega seotud tegu, mida loomakaitsjad teavad? Kõige võikam ulatub 10 aastat tagasi, siis rohkem kui 10 aastat segi tagasi, kus siis leisipoisid püüdsid kinni kassi peale kooli, lõikasid tal käpad ära, avasid kõhu ja siis kui mööda läks postitöötaja, kes siis juhtis nende tähelepanu sellele, siis nad lömastasid kiviga selle kassi pea, tapsid ära. Mida me siis valesti teeme, et meie võsukesed koletisteks muutuvad? Kas eestlase rahvuslik eripära on piinamis- ja tapmise vajadus? Kuna tänapäeval on kõik see elu on nii tormiline ja isa ja ema kõik tõttavad sinna 5 parema hulka ja kodus lastega aega tegeleda ei ole ja isal ja emal omavahel suhtlemist ei ole, välja arvatud rusikad. Ja kui meil on kodus näiteks väiksed loomad, kelle teest tuleks siis hoolitseda, sööta ja neid kammida ja puuri puhastada, siis meil tekib loomaarmastus ja kui me looma armastame, siis me armastame ka inimese looma. Kui meil kodus neid ei ole, neid loomakesi ja isa, kes siis peksab ema, siis meil tekib siis teistmoodi arusaamine sellest loomamajandusest ja mõtleme, et kui isa võib ema peksta, et siis ma võin ka siis klassikaasast peksta ja et need kõik hakkavad mõjutama, et see laps jääb tähelepanuta ja siis ta läheb sellise
pseudotee peale. Kui ta juba neid loomakesi piinab, siis mitte ainult, et ta tulevikus suuremaid loomi piinab, see on kaunis suure tõenäosusega, et ei löö risti ette, et seal mõnel vennal ka siis, nagu öeldakse, harjutusi noaga teha või kui ta siis tänapäeva ühiskonnas ka kuskilt raha kogub ja pistooli kätte saab, et siis mida rohkem sinna magasini sisse mahub, et proovib, kas saab kogu selle magasini täie märklaua pihta. Nii et sümptom on, või see, ütleme, see tunnustäht, et agressiivne looma suhtes on väga tõsine. Mina käiks need lapsed ka siis psühhiaatri kontrollist läbi. Kõik suured asjad saavad alguse väikestest. Kas tänastest kassipõletajatest saavad homsed mõrtsukad? Mõelge sellele, sest kuidagi õudne ja raske on vaadata koolimajade juures süüdatud küünlaid. Et minu lapsed on kukununnud ega tee kellegile liiga, ka teie lapsed kindlasti on imetoredad ja ei peksa kaaslasi ega ei pane loomasid põlema. Küsimus on, kus kohast siis tulevad need julmurid meie koolidesse? You will die next.